Tere tulemast kõigile jooksu- ja spordisõpradele. Donatas Narmalt olen mina, ajakirja Jooksja väljaandja. Jooksja talvenumber meil äsja ilmus, õnneks oli ka ilus talv meil tänavu, nii et sai suusatada, uisutada ja kevad hakkab tulema ja jooksuaeg hakkab tulema ja Jooksja korraldab ka Rapla Selveri suurjooksu ning praegu me oleme jooksu ühe toetaja Harvikeri kontoris. Siiri Tamm, Harvikeri juht on minu vastas ja me äsja sõlmisime koostöölepingu isegi 8 aastaks, et Harviker toetab Rapla Selveri suurjooksu poolmaratoni ja loodame, et olukord paraneb, et maikuu lõpuks me jooksu korraldada saame. Oleme valmis loomulikult erinevateks stsenaariumiteks, aga loodame, et maailm muutub ja inimesed kevadele suvele vastu saavad siiski minna sporti tehes. Et kui korraks talve veel tagasi pöörduda, siis Siiri, oli ilus lumerohke talv, et mida sina talvel tegid, kas said suusatada ka? No tere ka minu poolt ja tõesti oli ilus lumerohke talv ja tundub ju nii, et nii kui selleks võimalus antakse, siis tuleb seda ära kasutada, et mina siis üritasin ka suusatada nii palju kui võimalik. Ja vahepeal oli siin ju killuke kevadet juba ja sai võetud ka jooksutossud juba välja, enne kui siis nüüd talv meid uuesti külastas. Nii et jääme rõõmuga kevadet ootama. Jääme ootama kevadet ja jääme ootama, et saab väljas joosta. Lumi vast tuleb varsti ära ja kõik jooksuhuvilised saavad ka tossud jalga tõmmata ja hakata kilomeetrit mõõtma. Isegi praegune olukord seda ei takista, nii et hoolimata sellest saab hakata juba vaikselt jooksuks valmistuma ja eelkõige loomulikult siis poolmaratoni sõpradel tasub meeles pidada, et 30. mail on Raplas väga hea kiire raja peal Harvikeri poolmaraton. Siiri, sa ise jooksid ka eelmine aasta. Kas sa oled sel aastal paremas vormis kui eelmine aasta? No vot ei tea, see aasta on ju nii liikene olnud, aga võiks ju olla. Eesmärke tuleb seada. Nii see on, eesmärgid peavad alati olema, nii on meil ka, et esiteks, et korraldada üritus hästi kvaliteetselt, kõigile osalemisrõõmu pakkuda ja et meil kõik sujuks. Aga loomulikult on kõige tähtsamad jooksjad, kes sinna tuleksid ja jooksjad on Raplas käinud aastaid juba, nagu mainitud, järgmine aasta meil 10. juubelijooks, ka selleks juba vaikselt valmistume. Aga kuidas on teil Harvikeris spordiharrastusega, et palju tuleb jooksjaid Rapla jooksule, sealhulgas ka Harvikeri poolmaratonil ja kuidas üldse nagu firma sporti tehakse, on sport nagu siin populaarne ja au sees? No eks me loodame kasvatada seda uudishimu spordi vastu üldse ja seda, et inimesed siis võtaksid nendest üritustest osa. Ja tegelikult juba eelmine aasta päris paljud tulid sellega kaasa ja loodame, et see aasta siis see osavõtt on veel suurem. Ma julge lubada, et keegi veel kohe tuleb poolmaratoni jooksma, aga kindlasti teistel distantsidel ma loodan, et 20 inimest vähemalt meie ettevõttes samamoodi osaleb, et võistlus on ju hästi korraldatud ja siin samas käejala juures, nii et kindlasti kutsub veel ka inimesi osa võtma sellest. Absoluutselt ja tõesti, kellele sel aastal veel võib-olla poolmaraton on liiga pikk maa, siis 5 kilomeetrit on kõigile jõukohane ja see tasub kõigile ette võtta, kas siis joostes või käies ja siis minna juba vastavalt edasi tuleval aastal kas siis 10 või siis ka juba juubeli aastal poolmaratoni peale. Nii et seda on rõõm tõdeda, et hoolimata olukorrast me säilitame siiski positiivse meele, valmistame koos jooksuks, täname Harvikeri juba 2 aastat Rapla Selveri suurjooksu toetamast ja üheskoos edasi.